Tänane külaline on tippteleajakirjanik, kes juba keskkoolis oli oma gümnaasiumi ajalehe Tammepress peatoimetaja. Ta raamatu Seks, valed ja eneseusk autor. Õppinud on ta Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja eriti on teda huvitanud inglise tabloid. 2004. aastal ta ka Inglismaale läks, kus ta sai praktikakoha Daily Mirroris. Aastaid hiljem Eesti tagasi tulles hakkas ta tegelema teleajakirjandusega, kus ta sai väga palju kriitikat ja sõimata. Tänaseks on ta juhtinud mitut tuntud saadet ja iga nädal vaatab teda 2 lauluväljakutäit inimest. Ta on Elu24 peatoimetaja ja Kuu uurija saatejuht Katrin Lust. Tere! Tere tulemast saatesse, Katrin! Nii kena sissejuhatus. Jah, et võib öelda, et see täna tegelikult ei ole ka ju üksi, et oled lapseootel, et ma õnnitlen selle puhul kõigepealt. Aitäh sulle! Ja võib öelda, et sa oled ju tegelikult väga nagu siiras inimene, et kui vaadata sinu nagu saateformaate ja kõike, eks. Ja üldiselt nagu inimese iseloom kujuneb välja nagu lapsepõlves, et milline sinu lapsepõlv oli? No kõigepealt sa ütled, lähme sina peale, jah? Võib sina Jaa, ma arvan küll. et kui keegi ütleb, et sa oled väga siiras inimene, et see siirus peab olema ikkagi päriselt olemas, et aitäh sulle, et sa oled märganud, et ma üritan olla hästi palju ekraanil ise. Et kindlasti see on oluline osa minu karjäärist ja telesaatest ja iseendaks olemisest. Aga lapsepõlvest rääkides, ma arvan, et tegelikult ju inimest mõjutab absoluutselt kõik. Et me räägime hästi palju sellest, et lapsepõlv mõjutab meid, aga ma võib-olla ei utreeriks, see on niisugune nõme sõna, eks ole, aga ma ei tähtsustaks seda üle, et ma arvan, et ikkagi kõik etapid elus mõjutavad meid. Lapsepõlv mõjutab, aga see, kuidas me sellest ka välja tuleme, keskkooli sõbrad, ülikool, mida me hiljem teeme, et väga palju räägitakse sellest, et lapsepõlv on see põhiline. Mina arvan, et tegelikult on meil võimalik kogu elu ennast arendada, et kui isegi kellegil on olnud, ma ei tea, väga keeruline lapsepõlv või mis iganes, et see ei tähenda seda, mida ma tihtilugu nagu kuskilt meediast loen, et siis jäädki nagu sinna sellesse nende samade hirmude ja kõigega, et mina sellesse ei usu. Et mina arvan, et inimene areneb kogu elu ja kindlasti me võtame lapsepõlvest midagi kaasa, aga see ei ole nagu kõige olulisem, et mis nüüd millest ma juhindun nüüd täna ka oma elus ainult. Aga lapsepõlvest rääkides ma olen mingis mõttes väga tore oleks olnud, kui ma oleks hõberusikas suus sündinud kuskile kuningliku perekonda maailmas, et kindlasti oleks elu teissugune. Aga see teekond, mille mina täna olen valinud, teha seda kuurijat, olla ajakirjanik, aidata inimesi nende muredega, et selles suhtes on lapsepõlv mind aidanud, et ma olen lihtsast perest, Tartu äärelinnast. Ma tean, mida tähendab võib-olla mitte rikas olemine, mitte kõige saamine, mida tähendab vahel külm tuba, et need on sellised omadused, mida lapsepõlves mõtled, et kurat, kõigil teistel on nagu rohkem ja miks mul on nagu viletsemalt. Et täna jällegi ma nagu tajun, et võib-olla ma ei saaks inimeste muredest nii hästi aru, kui ma ei oleks ise kuskil olnud, on ju. Et sama võime rääkida ka äri või ükskõik mille puhul, et kui sa oled ikkagi, USA-s ju usutakse, et õige ärimees peab olema pankrotistunud ja põhjas ära käinud selleks, et aru saada. Et mingis mõttes sa pead olema nagu tajunud neid olukordi, mida vastaspool sulle räägib, on ju. Et sama võib-olla mõned aastad tagasi ma olin väga nukker, et mind kohtusse kaevati, on ju, või et prokuratuur hakkas mingit sissetungi uurima ja see kõik tundus nii hirmutav ja käia politseis uurijate juures ütlusi andmas ja sulle saadetakse mingi paber, kus on peal, et sind pannakse vanglasse, kui sa midagi valesti teed. Aga täna jällegi, kui sa tagantjärgi vaatad, siis mõtled, et parim kogemus maailmas, et palju meist on inimesi käinud politseis uurija juures ütlusi andmas või kohtusaalis, eks ole, me näeme, et seal kuskil mingisugused kiirabiautod ootavad ja mida inimesed kohtus üle elavad. Aga tegelikult ise seda tajuda omal nahal,
et jällegi et see teeb sind jälle paremaks selles kõiges, mida sa teed. Et arvad, et siuke empaatiavõime on kõige sellega tekkinud? Jaa, et kui ikkagi tuleb inimene ja ütleb, et ma ei tea, uurimine on kuidagi tema osas olnud ebaõiglane, et sa juba tead neid õiguseid rohkem, sa tead, kuidas seal peab käituma, võib-olla ongi temaga valesti käitutud, mingid kohtuasjad, eks, et sa oskad palju paremini suhestuda. Et Eesti ajakirjanikud, palju neist on kohtusse sattunud on ju või prokuratuuri uurimise alla, mitte väga paljud, aga ikkagi nad tegelevad ju inimestega, kes ütlevad, et midagi neid on väärkoheldud või mis iganes, aga nad ei oska suhestuda, nad ei ole olnud seal positsioonis, nad ei ole olnud seal kohtupingis, et mina ei võtaks seda pigem sellised kui õudne, vaid mina võtan seda sellise, et kui sa suudad elu vaadata sellise pilguga, siis pigem on see ikkagi kasu toonud, et see rikastab sind, et kui sa loed ka ajalehest, et keegi suur ärimees on kuskil kohtus või mis seal toimub, et sa saad nii palju paremini aru lihtsalt, mis toimub. Et tavaliselt ei tasu karta selliseid olukordi, mitte vangi sattuda, aga kõik see rikastab meid, kõik mis elu minu meelest meile toob, et seda ei peaks võtma selliselt, et kui õudne või et tegelikult see teeb meid palju nagu kogenumaks inimeseks. Aga kuidas üldse ajakirjanduse juurde jõudsid? See teekond oli minu jaoks hästi kuidagi loogiline, et sa ka sissejuhatuses ütlesid, et ma hakkasin tegema koolilehte ja kuidagi see oli nii lihtne ja loogiline, et 90-ndatel, täna ka ilmselt, aga meil käis kodus ajaleht, isa ja ema ikka lugesid ajalehte ja see tundus nii põnev, et ajakirjanik saab teha kogu aeg mingeid erinevaid lugusid, et ma ei ole sellist tüüpi inimene, kes näiteks suudaks olla iga päev kassaletis või kas või isegi õpetaja, eks, kellel on ikkagi see üks ja sama rutiin on ju, et nad on väga-väga tublid, aga kõigil inimestel ei sobi see, et minu jaoks on hästi oluline, et ma tahan kogu aeg midagi õppida ja näha ja uut kogeda ja mulle meeldib reisida. Ja mulle tundus alati ajalehte lugedes, et ajakirjanikel oli huvitav elukutse, et küll nad kirjutasid mingitest mõrvadest ja kodututest ja mingitest pidudest ja mingi selline ettekujutus mul oli, et need lood ei kordu ja tegelikult suht õigesti panin täppi ka, et muidugi sa võid ju mingi loo kallal näha vaeva kuude kaupa, aga ikkagi see saab läbi ja tuleb uus lugu, mida uurida. Ja samal ajal sa arened seda lugu uurida, sa õpid nii palju huvitavaid uusi nüansse, kohtud uute inimestega. Ja selline mõte mul oli lapsena, et see tundus selline huvitav elukutse, kui ma õppisin keemia ja bioloogia klassis, mis oli selline Tartu Tamme gümnaasium on kuulus selle poolest, et keemia bioloogia klass nagu ette valmistab sind arstiteaduskonna jaoks. Et paljud minu klassiõed vennad läksid õppima arsti või farmatseudiks või midagi taolist. Aga mind tõmbas sinnapoole ja kui ma kuulsin, et meil koolileht ei olnud, meil oli, see oli liiga noor, et seda mäletada, aga kui mina laps olin, siis oli Päästja koolikell oli selline seriaal, USA seriaal ja seal oli igasugused USA värgid on ja et kooliraadio ja koolileht ja meil ei olnud seda. Ja mulle tundus kuidagi, et mis mõttes, et teeme ka. Sinu idees oli see? Ja ma mäletan, et Eesti Ekspress oli 90-ndatel oli siuke kuum sõna, et seal ilmusid igasugused siuksed rammused palad ja poolpaljad naised ja krimi ja tapmised ja see tundus, siis ta oli nagu väga, praegu ka, eks ole, Ekspress on ju hea ajaleht. Ja siis ma mäletangi, et mõtlesin, et teeks mitte Eesti Ekspress, vaid Tamme Press on ju, et see Ekspressi nagu selline sõna lõpp ja et see võiks olla selline mitte igav ajaleht, et ma ikkagi mäletan, et just see Eesti Ekspress mulle meeldis, et seal võiks olla, uurisime koolilapsed, kes said suitsu osta ja alkot osta ja mis siis nendega peale hakati, mingid sellist krimivärki oli ka seal on ju, või et mingisugused ulakad koolilapsed, et ma ei tahtnud teha sellist igavat asja. Ja läks peale siis inimestele? See läks nii hästi peale, et ma mäletan, et me müüsime ajalehte, et mul ei olnud ka
selles mõttes mõtet seda tasuta teha, sest me pidime ju, no siis oli üldse selline kapitalism ja kõik see ärivärk ju läks 90-ndatel, kõik tegid äri, on ju. Et hoolimata sellest, et ma olin 9. klassis, mulle tundus ka, et võiks ikkagi raha teha, et siis ma veel kinnisvara ei saanud osta ega midagi. Ja siis me pidime leidma sponsori, sest ma ei tahtnud teha seda ajalehte A4 printerist läbi lasta, et paljudes koolides ju on see, et lihtsalt prindid välja ja lased selle mingisuguse klammerdajaga kinni. Mina ei tahtnud, mina tahtsin, et see oleks päris ajaleht välja. Ja siis me läksime trükikotta. Tartus oli mingi trükikoda, et teeme siis 8 leheküljelise, aga päris ajalehe, kus sa saad keerata suuri lehti ja sul on Tamme Press on seal päises ja reklaamid võib-olla. Ja siis ma mäletan, et meil oli selleks raha vaja, koolil raha ei olnud. Ja siis ma otsisin üles rikkad vilistlased, küsisin koolidirektori või kellegi käest, et kes meil on siin. Ja siis tuli välja, et näiteks Niinar Seli on Tamme gümnaasiumis käinud 5. keskkoolis. Võtsin temaga ühendust, kutsus enda juurde. Ta on hästi patriootlik koolivilistlane meil ja siis ma rääkisin talle, et tahan teha ajalehte ja raha on vaja ja trükikojas ei saa muidu, et ma ei taha teha mingit A4 kujul. Ja ta andis meil raha. Ja siis mulle tundus, et me peaksime talle tagasi maksma ja siis me tegime lehe tasuliseks. Aga see oli nii popp, et ma isegi mäletan, et algklasside õpilased ostsid ajalehte ja ütlesid, et vanemad tahavad lugeda kodus, et viisid vanematele. Et ju need siis olid nagu lugenud, üks number oli läinud, kui soe sai ja siis läksid teised ka. Ja siis ma mäletan, et ma helistasin Selile ja ütlesin, et kuule, et raha on koos, et maksame tagasi sulle. Ja siis Neinar ütles, et no kuule, aga töö tegemine maksab ju ka midagi, et te tegite lood ja pildid ja asjad, et pane see nüüd seemneks ja anna järgmine leht ise välja. Ja tegelikult läks see selliseks väikseks businessiks isegi, et algkapital tuli Selilt ja hiljem isegi müüsime, meil tuli suur vilistluspidu koolis, sinna me müüsime isegi reklaame, et kes meil seal koolis olid käinud veel, Rein Kilk ja meil on palju, Andrus Hansip on meie kooli lõpetanud, tema vist reklaame ei ostnud, aga me otsisime üles, me isegi tegime vist kuulsatest vilistlastest mingi nimekirja seal ja möllasime, et kuidagi see läks selline hästi emotsionaalselt läks see lehe tegemine peale, et ma usun, et kui ma oleks 10 aastat vanem olnud, siis võib-olla me täna konkureeriksime Hansa Schluigega, Okay. Aga jah, et sealt võis siis tulla selline esimene ärisoon sisse ja oma ette tegemine. Aga kuidas muidu see elu nagu Inglismaal mõjutas sind, et sa läksid ju praktikale sinna suurde nii-öelda ajakirjandusse, et kuidas sealne elu oli nagu? No see praktikale minek oli ka nii, et ma õppisin ülikoolis, käisin juba Õhtulehes tööl ja lõputöö oli. Mul olid tegelikult kõik punktid juba tehtud ja mind huvitas Inglise tabloid. Et minu meelest inglased on ju kõige kauem seda kollast ajakirjandust teinud ja see on väga seal ennast nagu sisse söönud. Et ma kirjutasin erinevatele tabloidi peatoimetajatele, et olen Ida-Euroopast ja soovin tulla vaatama, mis te teete seal. Et minu lõputöö pealkiri oligi Eesti-Inglise tabloidi võrdlus. Ja siis lihtsalt Piers Morgan Daily Mirrorist kirjutas, et helista, kui sa oled all. Ja see tundus mulle täiesti nagu uskumatu, et kas see tõesti on võimalik. Ma veel kirjutasin talle, et kas tõesti, ta ütles jah, et helista, et mul tuleb sekretär alla ja tule vaata, et meie juures, mis me teeme. Ja loomulikult see pakkus mulle nii suurt huvi, et näha, kuidas ajakirjandus käib mujal maailmas, et mul ei tekkinud hetkekski kõhklust, et ma ei lähe seda proovima. Ja nii ma läksin, jah. Et nägid siis ka nii-öelda selliseid tuntud inimesi ka ja näitlejaid või selliseid? Muidugi, ja siin oli vahepeal, kui ma tegin neid lookesi ka Eestisse, siis oli, et Katrin Lust on kõik välja mõelnud ja mingi selline photoshopinud ja nii edasi, et tänapäeval enam võib-olla 15 aastat tagasi arvati seda.
aga täna me ju näeme, et meie Eesti staarid, kui nad lähevad kuskile ju kogu aeg kohtuvad nende inimestega ja nad on ju reaalsed inimesed, et kus nad ikka elavadki ju Londonis on ju, käivad seal peol ja söömas ja sa näedki neid pidevalt ja kõik need igasugused filmiesitlused ja asjad ju toimuvad ka seal, et see oli väga huvitav üldse nagu näha seda, kuidas see Mirror seal töötas ja Inglise tabloid töötas ju väga palju selle peale, et allikatele maksti raha. Et kui mina seal olin, siis oli parasjagu tollel nädalal, kui ma läksin sinna praktikale, oli David Beckham vahele jäänud oma mingisuguse pruudi või tema ainus eluafäär oli ühe naisterahvaga ja ma mäletan, et sellele naisele maksti Daily Mirrori intervjuu eest 700 000 naela või midagi taolist. Ühe intervjuu eest? Et ta räägiks, mis David Beckhamiga toimus. No ta rääkiski, et seal sõid maasikaid ja suudlesid ja mis seal veel olid. Ja siis hiljem kirjututigi, et ta oli vist paari intervjuu eest ostnud endale Chelsea'sse kas korteri või mingi sellise väiksemat sorti maja. Et meetsikud summad käisid sealt läbi, et see oli ikka nagu meeletu. Aga kas siis toob nagu nii palju raha sisse siis nii-öelda väljaannetele, et ta on nii palju nõus selle eest maksma? Või? No ma usun, et toob, et ikkagi kui meil on jalgpallistaar David Beckham, kellel on olnud armuke, sellel hetkel nad olid ju maailma kõige kuumem paar oma Victoria Beckhamiga, noored, ilusad, võtame 1 miljon naela näiteks, eks, mis võib-olla siis sellele naisele maksti või veidi vähem. Ma usun küll, et see tuleb tagasi lugejate pealt, et võtame selle lehe hinnagi ja korrutame siis, kui palju seda lugu näiteks loetakse. Ma arvan, et nad teenisid selle raha 10-kordselt tagasi. Okei, aga sa oled jah päris palju ju välismaal elanud. Kuidas see su muidu nagu elu mõjutanud on? Mis sa ise arvad? No, kui ma kuulen näiteks, et keegi noorematest inimestest räägib mulle, et ta tahab minna välismaale proovima seal kätt või reisima, siis muidugi on kahju, kui on andekad inimesed ümberringi ja nad tahavad ära minna. Ja sa tead, et tegelikult nad kunagi kindlasti tahavad ka koju tagasi tulla. Aga oma enda kogemuse põhjal ma tean ka seda, et hästi oluline on minna proovima, kui sul see pisik sees on. Et kui ei ole lapsi ja perekonda, miks mitte? Ja see nii palju nagu rikastab sind, et ma olen nii tänulik, et 10 aastat oma elust ma elasin mujal. Ma nägin, kuidas toimub elu vanas Euroopa riigis Inglismaal, kui tagurlikud nad mingites asjades on, mis on jälle seal väga nii-öelda nagu edasi jõudnud, empaatia, viisakus. Siis mul õnnestus elada 5 talve Argentiinas, mis on täiesti teine upside down on ju, et kui Inglismaal sul peab olema, eks ole, turvavöö ja sa oled väga selline vanades traditsioonides kinni, nii-öelda turvavöö näide on lihtsalt selles, et sa oled nagu hästi vanades traditsioonides kõiges, siis Argentiinas sul ei ole vaja turvavööd kinnitada, on ju, et sa võid sõita seal motorolleri peal imik kaenlas ja keegi ei tee sulle mitte midagi, et kui sa tuled Inglismaalt Argentiinasse lennukit pealt maha, siis on selline tunne, et täiesti erinevad maailmad, kuidas seal elatakse, et ongi nagu metsikläs. Või et need suured rikaste linnaosad, kus on kõrged müürid ümber ja turvamehed kõnnivad ringi ja seal samas müüri taga on kodutud koerad ja kodutud lapsed, et sa tuled sealt nii-öelda sellest country clubist välja, kus sa võib-olla elad, eks, välismaalasena ja järsku oled täielikus vaesuses, kus inimestel pole jalanõusid jalas. Ja nad kõnnivad ringi ja elavad televiisorikastidest tehtud majakestes, on ju. Et see on nii silmeavardav ja samamoodi ma elasin ka Floridas 4 aastat või 4 talve. Et ka seal oli just see Ameerika kultuur ja kuidas nemad ellu suhtuvad, see on jälle hoopis teine sellest, mis toimub Inglismaal. Ja näha neid erinevaid kohti. Ja lisaks veel ma käisin Liibüa kõrbes matkamas ja Peruu vihmametsades käisin ennast otsimas ja ayahuascat proovimas ja
et ma sain kõiki neid asju, mida hing ihaldas teha ja see on loonud minust täna kindlasti hoopis teistsuguse inimese, et kindlasti on väga palju inimesi, kes ütlevad, et Lust on siuke vähe imelik ja ujub vastu voolu või pole nagu teised. Aga see julgus olla teistsugune tulebki tegelikult sellest, et sa riskid, reisid, proovid uusi asju, alati ei õnnestu. Tegelikult kukud ka läbi mingites asjades. Aga seda, et ma oleksin olnud kogu aja siin, selle asemel, mida ma nägin ja need keeled, mida ma õppisin ja need kultuurid, millest ma ammutasin oma inspiratsiooni. No seda ei saa keegi mult ära võtta, et ma võin olla 70-aastane vanamutt, aga see on lahe kogemus ja ma soovitan seda kõigile. Aga kuidas see ayahuasca või mis see oli? Kuidas see oli? No trip või kuidas seda nimetada? Ma arvan, et see on jälle selline noorte värk, et ma olin Inglismaal, seal oli mul päris palju selliseid pankuritest tuttavaid ja kõik proovivad seda mingit eneseotsingut, et mis siin maailmas on tähtis ja ma arvan, et mingid etapid alati käivad inimestest läbi ja eriti siis, kui nad ei ole, Eestis väga tihti on ka see, et luuakse perekond ja ollakse kodus ja nii elatakse, aga võib-olla New Yorgis, Londonis, igal pool on just see, et sa teed karjääri, reisid ja siis tulebki see, et aga kuhu ma kuulun, kas ma kuulun siia suurlinna. Ja minu tutvusringkonnas ka räägiti just sellest Peru vihmametsadest ja elust nii-öelda väljaspool sellist tsiviliseeritud maailma ja ma tahtsin ka seda proovida. Ja on täiesti olemas reisikorraldajad, kes organiseerivad sulle siis selle reisi sinna kõigepealt London Lima, siis sealt lähed lennuki pealt, sõidad vihmametsa, sealt tuleb sulle vastu siis sellise 3-rattalise sõidukiga mingisugune mehike, kes võtab su kompsudega peale ja siis ta viib sind sinna veel 2 tundi läbi mingisuguste ojade ja jõgede ja mudaonnide kuskile sinna metsa sisse. Seal antakse sulle siuke väike hütt ja nende jaoks on, inimesed käivadki, maksavad väga palju raha, et nendes kohtades käia, seal ei ole elektrit. Mäletan, et kui ma sinna hoovi sisse sõitsin, siis väiksed pärismaalased jooksid paljalt ringi ja püüdsid selliste ogadega sealt kohalikust jõest kala ja oligi täitsa selline tunne, et oled kuskile indiaani maailma sattunud. Ja siis on seal ka need ayahuasca kogemused, et tuleb selline kohalik šamaan ja siis teeb oma loitsud ja võib-olla kuskil on mingi suur madu, püütakse kinni põõsast ja selline väga eriline kogemus. Aga mulle tundub, et osa inimesi jääb sellesse ayahuasca proovimisse kinni natuke. Et ma vaatan täna ka Eestis, et tegelikult tehakse neid igasuguse šamaanilaagreid ja nii edasi, et minul ei olnud seda, et kuigi ma olin nagu päris vihmametsas ja välku lõi ja vihma sadas, kui ma seda ayahuascat proovisin. Et see on selline vedelik siis, eks ole, mis sa jood ja siis sa oksendad välja ja siis tekivad sul sellised hallutsinatsioonid ja siis sa justkui näed, kirgastud ja näed enda sisse ja see aitab sul ennast avada ja nii edasi. Et jah, ma ka nägin mingisuguseid poamadusid ja see tundus nagu selline teistsugune kogemus, aga kas ma nüüd tahan hakata käima nendes ayahuasca laagrites ennast pidevalt kirgastamas, et mul ei ole seda soovi. Et pigem oli see selline, proovid ära, okei, väga lahedad on need sellised värviplekid silme ees ja kõik, aga mulle tundub, et osa inimesi võib-olla läheb sinna maailma liiga sisse. Et mulle pigem nagu meeldis lihtsalt see kogemus, et kuidas seda tehakse ja võib-olla nüüd, kui ma näen, kui neid laagreid tehakse Eestis ja nii edasi, et tundub ka selline natukene raha tegemise masinana inimestele, et kõik räägivad ja proovivad ja
et sellest on ka, eks ta tegelikult oli ka Peruus tehtud ju rahamasinaks, on ju, et kõik need rikkad välismaalased toodi sinna metsa sisse kohale ja. Ja, ei kahtlemata, aga samas ka siuke kogemus, et kui tahab proovida, et miks mitte. Ja, noh, eks ta on ohtlik, ma mäletan, et ikkagi lähedased ütlesid, et mingisse vihmametsa ja keelt ei oska ja ega seal oleks võinud palju minna valesti ka, on ju. Et kui ikkagi praegu tagantjärgi vaatad, mõtled, et noh, ma ei tea oma last, ma ei julgeks sinna lasta, et noh, aga eks nooruses ongi see, et sa lihtsalt hüppad pea vees ja tahad minna, et Liibüa kõrbesse samamoodi läksin kaamelitega sinna möllama ja olin 2 nädalat seal kuskil kõrbes ja ka sõitsin siis sealt pealinnast lennukitega teise otsa ja siis olid sellised kokad kaasas, kes tegid süüa ja istusid mäe otsas ja vaatasid seda maailma, et no see oli ka äri, on ju. Pärast tuli välja, et olime seal mingi kohaliku linna ümber tiirutanud kogu aja, et tundus nagu oleks kuskil sügaval kõrbes olnud, aga noh, eks peab proovima, et elu on ju üks kord elamiseks, et mitte, et peaks nii-öelda hullu panema ja igast võimalusest kinni haarama, aga kui on võimalus ja kui süda ihkab eriti midagi, see ei pea olema ju Peru kõrb või Liibüa või Peru vihmamets ja Liibüa kõrb, et kõigil võivad olla unistused, kes tahab Balile minna, kes tahab aasta aega Austraalias olla, et ära see kindlasti midagi nagu ei võta, pigem annab juurde. Aga jah, hüppame siis karjääri juurde tagasi, et kuidas sul nagu või milline su esimene kokkupuudes telemaastikuga oli, just näiteks siin Eestis olles? Ma tulin Eestisse, siis jällegi sellised juhused on mind alati viinud nendesse kohtadesse, kus ma olen sattunud, et ma olin ikkagi 10 aastat Eestist ära olnud ja mõtlesin, et aga mis ma siis nüüd edasi teen, et kas ma lähen Õhtulehte tööle või noh, kus ma varem olin olnud. Ja toona oli TV3 direktor oli Priit Leito, kes oli minu endine ülemus Õhtulehes, et ta oli aastaid tagasi Õhtulehe direktor, kui mina seal töötasin reporterina, noh hästi-hästi noorena. Ja Eestisse tulles ikkagi ju saad vanade sõpradega kokku, mitte et nüüd see oleks olnud kuidagi nii, et ma helistasin Leitole, et kuule, ma tahan tööd ja orgunni või sebi mulle, et ma vaatasin alguses ringi, kirjutasin oma mingisuguseid vabakutselisi lookesi Õhtulehte ja mingil hetkel tõepoolest me läksime Priiduga lõunale Kadriorgu, et kuidas on läinud, tema oli vahepeal saanud isaks, 2 last oli sündinud ja rääkisime juttu ja Priit küsis, et mis sa teha tahad, mis sa siin tegema hakkad Eestis. Ma ütlesin, ma ei tea, et mul ei olegi nagu sellist kindlat eesmärki, et olen mingisuguseid lugusid kirjutanud Õhtulehte vaikselt ja siis Priit ütles, et aga tule, et meil on ju 7 uudised, et sa oled ju väga hea reporter, et miks sa ei võiks proovida. Ja hästi kuidagi loogiliselt, noh, nagu tunduski, et okei, ma olin just 30 saanud, et tele on küll siuke teistsugune asi, aga miks mitte? Ja nii ma sattusin sinna, et jällegi, noh, mida ma soovitan kõigile noortele, kes sinu seda podcasti kuulavad, et elus tuleb märgata neid juhuseid, mis elu annab sulle. Tihtilugu me pigistame silma kinni, et keegi kuskil mainib sulle midagi, et kuule, sa võiksid tulla minu juurde või proovida seda ja me nagu ei haara sellest kinni, mõtleme, et see oli niisama suu soojaks või, aga tegelikult elu annab päris palju võimalusi, et need hetked või tutvused, ma ei tea, mõni tutvus võib kuskil suvalises pubis ka tekkida, et satud mingisuguse inimesega rääkima, et kuule, sa tundud nagu minu tüüpi inimene olevat, et helista mulle, et siis tasub alati helistada ja proovida. Ja millised muidu nagu kõige suuremad raskused on seoses nagu teleajakirjandusega? No teleraskus võib-olla alguses oli see, et noh, ja täna ka tegelikult, mis on oluline kirjutavas meedias on lugusid, noh, ma ütleks, et lihtsam on teha, aga näiteks kui inimene tahab rääkida anonüümselt või sa saad teada mingisuguse sellise suure saladuse, siis sa saad kirjutada selle saladuse nii-öelda nagu oma sõnadega ümber ja rääkida anonüümselt. Aga teles on ikkagi päris raske, kui sul ei ole seda nii-öelda nagu me ise kutsume rääkivat pead.
et vahel sa kuuled väga häid vihjeid, aga kui mitte keegi sellest ei räägi, no kas te kujutate ette, et ma lihtsalt lähen ja seisan Katrin Lustina ja ütlen, et täna mulle helistati sellise pommuudisega ja nüüd ma siin uurin, eks, et seal on ikkagi alati vaja inimest, kes selle loo lahti räägib, olgu siis anonüümselt või mitte, ja siis sa hakkad neid jälgi ajama. Et see on nagu telespetsiifika, et sa pead nägema rohkem vaeva allikate nimel. Et kirjutavas meedias sa võid mõnikord teha ka kogu loo, näiteks mingi kohtutoimiku põhjal või keegi kuskil rääkis põhjal ja võtadki mingi kommentaari juurde, aga sul on lugu koos. Teles ei ole nii. Et sa ei saa lihtsalt toimikut läbi lugeda ja seda ette refereerida, et sul peavad olema reaalsed inimesed, kes räägivad asjadest. Ja see nõuab natuke rohkem aega, et neid inimesi ikkagi ekraanile meelitada, nad ära rääkida ja nii edasi. Ja muidugi montaaž, et sina ka kindlasti täna meie podcasti ikkagi veits monteerid, eks? Et sa ei pane seda nagu musta materjali täiesti sinna sisse. Et kirjutavas meedias ka loomulikult sa ei pane ka kogu teksti sisse, mis sa leiad. Aga teles on see, et ikkagi väga suur aur läheb, et kuidas võtta need 3-4 intervjuud kokku ja võtta neilt need 1-2 lauset, eks? Ja seda niimoodi saate peale jaotada, et võib-olla selline saate kokku kirjutamine, mis televiisoris tundub nii lihtne, et lust ajab see kedagi taga ja muusika mängib, et tegelikult sinna läheb hästi meeletult suur aur, et sa kirjutad kõik need süngikohad välja, ehk need laused, otsid minutid välja, kirjutad vahetekstid, mõtled katteplaanid, et ta on ikkagi spetsiifilisem ja veidi keerulisem. Aga kuidas sa nagu tegutsed, et telemaastiku tipus püsida? Vot, me alustasime intervjuud selle sama sõnaga siiraks olemine. Et ma üritan võtta töösse neid lugusid, mis mind ikkagi liigutavad, sest ma ei usu sellesse, et kuigi meil on tänapäeval igasugused targad süsteemid, robotid ja asjad, mis meie eest valikuid teevad, ma arvan, et hästi oluline on, et ükskõik mis tööd sa teed, et sa pead olema seal sees südamega. Et robot ei tee kunagi meie eest, ta võib statistiliselt võtta mingisuguse loo, et need teemad on alati müünud või see inimene esikaanel alati müüb. Aga mina hästi palju juhindun sellest, et kui keegi mulle teemaga helistab, see peab mind liigutama. Et kui ta mind ei suuda liigutada, kuidas ma siis suudan oma televaatajat liigutada? Et ma olen proovinud elus võtta ette mingisuguseid lugusid, kus ma mõtlen, et statistika poolest võiks see teema ju müüa, olgu see siis, ma ei tea, seks või krimi, aga kui mu süda ei ole seal lõpuni sees olnud või ma ei ole jaganud seda muret selle inimesega, kes minu poole pöördus, siis tegelikult on ikkagi kohe näha reitingust, et rahvas saab aru. Ja see ongi võib-olla üks minu selliseid salavõtmeid, et see lugu ja teema peab mind ennast liigutama, erutama, tekibki see, et sa ärkad hommikul üles, mõtled, nüüd ma lähen neid jälgi ajama, mitte niimoodi, et sa haigutad ja mõtled, et jälle see igav lugu, et ma ei viitsi tegeleda. Et ma arvan, et nagu nendes teletoppides püsimise nii-öelda võtmeks ongi ikkagi see, et sa oled sina ise, sa ei etle see nagu selle ekraanil, et väga palju ma näen seda näiteks, et tulevad uued saated, neile pannakse nii palju rõhku, nii palju raha süstitakse sinna sisse, inimesed on ilusad, kes neid juhivad, kõik on justkui nagu näiliselt õigesti tehtud. Aga ma näen, kui ma seda saadet vaatan, siis ma saan aru, et aga võib-olla ta ei loe oma teksti seal ekraanil ja kaob ära see tema süda sealt seest ja ta loeb kellegi teise küsimusi. Ja võt, ja siis ongi see, et ei mõisteta, miks need uued saated tööle ei lähe. Et nii palju on neid, mis ei lähe tegelikult, aga et sa peadki olema sa pead seal sees ise olema, et siis see asi toimib. Nojah, tänapäeval ju reality TV ei ole isegi reality enam tegelikult. Jah, et see on ju suuresti lavastatud, eks, ja nii edasi, et reality on ka muutunud, et ta on natuke nagu liiga selline, tegelikult on reality ju väga fun asi, mida teha. Et sellised siirad päris inimesed,
aga noh, need viimased realitid, mis ma nagu Eestis olen näinud, et mulle väga meeldib reality žanr, et ma tõesti tegelikult nagu olen seda väga nautinud, kui tehakse, ma ei tea, maamees otsib naist või noh, need on ikka sellised pirnid ja päris inimesed ekraanil oma päris eludega, et see mõjub hästi. Aga noh, viimati vaatasin TV3 seda Rannamaja. Jaa, ei, Rannamaja oli tegelikult äge isegi. Rannamaja oli, ma jälgin neid Aadasid ja Seidisid ja need tundusid nagu ägedad. Aga see oli äkki see poissmeeste... Ja, poissmeeste pidu. Poissmeeste pidu. Rannamaja oli täitsa... Mulle meeldis, et kui nad seal käisid hambaid pesemas ja mingid sellised... tekkisid paarid ja tülid. Eks ta oli ka lavastatud, aga ta oli tegelikult ikkagi need noored olid sellised parajad karakterid, et ma kujutan ette, et neid päris niimoodi ei saanud suunata, et ütle seda, tee seda, et nad olid kõik kuidagi sellised, vähemasti mulle tundub tänase päevani, on ikkagi nagu iseendaks jäänud. Aga poissmeeste pidu oli küll see koht, kus ma mõtlesin, et ma ei taha nagu rohkem, et ikkagi nagu inimesi ekraanil nii purjus peaga näha ja vaadata, kuidas kapid on viina täis laotud, et ma saan aru, mõned ringid, okei, aga kui seal inimesed on ikka täiesti juba noh, ma ei tea, koomas ja pikarimaas ja praktiliselt oksendavad on ja et siis see ei ole enam fun, et see oli tõesti, kus ma mõtlesin, et need samad tegijad, et noh, et kas nad on siis nagu läinud nii kaugele, et seda reitingut saada või et see oli minu jaoks nagu too much, et ma isegi ei suutnud seda nagu vaadata ja ma kogu aeg nagu mõtlesin ka selle peale, et minu arust Henrik Norman on hästi öelnud, et paroodiat ei tohi teha nii, et keegi haiget saaks. Ja mulle tundub ka, et see kandub natukene edasi reality peale, et kuigi need on täiesti erinevad maailmad, aga mina ei suudaks teha realityt niimoodi, et noh, mul oli nagu nendest noortest nii kahju, et kuidas nad oma eluga edasi pärast lähevad, et neid on nagu ekraanil näidatud sellises valguses, et mina ikkagi loodan, et pärast nagu minu saateid inimesed elavad edasi. Muidugi on raske, et otsuseid pead ka tegema, et kus ega siis alati ei jää kõik headeks. Aga noh, lihtsalt seal oli nagu see hetk, kus mõtlesid, et liiga rets oli see kõik. Aga jah, sinu selle Kuurija saatega on ju ka tegelikult alati on nii-öelda võitjad ja alati on ka mingil määral kaotajad, eks. Ja sa oled ju saanud ka tegelikult nagu tapmisähvardusi. Et kuidas see nagu, on see ilmselt löök südamesse või kuidas nagu siukse asjaga toime tuled? Alguses on väga ehmatav. Ma arvan, et ega keegi ei võta seda rahulikult, et lubas mu ära tappa, et ikkagi on hirmutav. Aga jälle, kui tagasi vaatad, mõtled, et oled tugevam, et ei karda igasugust, keegi tuleb seal tänavanurga peal nii-öelda mölisema ja noh, oled nagu kõvem mutt selle võrra, et oled mingisuguseid asju üle elanud. Aga no muidugi, loomulikult ma mäletan, kui mulle tuli kõne mingisugused vanemad härrasmehed, kes ei tundunud üldse purjusega ebaadekvaatne ja ta ütles, et ta nii hullult vihkab mind, et vaata ette tänavanurgal, et kui sa mul ette jääd, et ma peksan su jalgadega surnuks on ju või kõhtu või mingi selline kõne oli. Ta veel oma kodunumbrit helistas. Ja kõige vastikum on võib-olla see, et sa helistad politseisse ja eeldad, et noh, seda asja võetakse tõsiselt, aga politseist on igal korral tulnud vastus, et see on eluliselt mitte usutav ähvardus ehk me ei alusta uurimist ja siis sulle tundub pigem, et sa oled nagu täiesti üksinda, et põhimõtteliselt lähedki poodi ja ostad pipragaasi ja mõtled nagu ise, et mul oleks kodus koduvalve, kui ma koju tulen, et vaatad nurga tagant, et kedagi ei tule, et see on pigem, et me elame 2021 aastal või nüüd juba 2022, eks, et kuidagi mulle tundub, et ma maksan makse, päris palju maksan makse ja kui sul on häda ja abi vaja, siis sisuliselt noh,
sa peadki kas saama nuga selleks, et keegi hakkaks asja uurima või sa pead ise ennast kaitsma, et see mulle ei tundu normaalne ja tegelikult täna just on ka töös selle hooaja esimene saade, kus üks tuntud Eesti naine räägib sellest, kuidas üks hullumeelne inimene jälitab teda ja kuude kaupa, isegi aastate kaupa ja see kõik on päädinud sellega, et ta lennutas suure tänavakivi aknast sisse tema suunas. Ta on rase, ta kutsus politsei tuli tund aega ja siis talle öeldi, et me ei saa juurdlust alustada, et umbes tegu on haige inimesega ja ta on siin teisigi terroriseerinud. Et sellised politseipoolsed reaktsioonid on nagu kõige hullemad. Need on hullemad kui need, kui keegi sind ähvardab. Et minu meelest ei ole see normaalne. Ja võt, kui toome näiteks näite siit Inglismaalt, siis mäletan nii hästi, et ma elasin toona Covent Gardenis, mis on kohe Trafalgari väljaku lähedal ja sattusin ükskord politseijaoskonda ja seal oli mingi 10 turisti järjekorras, kellelt olid rahakotid ära varastatud ja ootasin vist tund aega seal järjekorras oma aega, ma ei mäleta, mis minul seal juhtunud oli, võib-olla olin ka rahakoti ära kaotanud või midagi oli juhtunud ja mulle meeldis, et näha on, et see Briti politsei seda ameeriklase rahakotti sealt Trafalgari väljakult üles ei leia enam, on ju. Aga nad jätsid mulje, et teie mure on meile oluline, me teeme absoluutselt endast kõik, et teid aidata. Võeti kõik absoluutsed andmed, telefoninumbrid, inimesega räägiti, loogiline, et see turist on, eks ole, seal paanikas on ju. Anti kasutada seda politseiniku näiteks, ma ei tea, või seda telefoni, kui tal oli mobiil varastatud. Keegi ei öelnud, et kuule mees, et sa oled Londonis, kus on 12 miljonit inimest ja su rahakott on elu lõpuni tuulest viidud, on ju. Et mulle tundub, et Eestis ka, et vähemalt meie nagu politsei võiks jätta mulje, et asja uuritakse, mitte ainult nii, et peaminister saab tapmisähvarduse ja siis pannakse see inimene vangi, aga kõik ülejäänud lihtsad inimesed peavad siis ise oma nende õudustega hakkama saama. Aga jah, et need tapmisähvardused, aga muidugi on ju ka see, et mida rohkem sulle nii-öelda armastajaid, seda rohkem on ka kriitikuid, eks, võib nii öelda, et kuidas sa nagu kõige selle negatiivsuse ja kriitikaga nagu toime tuled? Positiivsusega, et sa väga lihtne on see, kui kriitikat on palju ja sa vajud sinna alla ja muutud ise ka selliseks kibestunuks ja negatiivseks. Aga teine võimalus on ennast ümbritseda inimestega, kes sind väärtustavad, kes sind hoiavad ja mitte lävida nende inimestega, kes sulle halvasti ütlevad. Et minu meelest paljud inimesed teevadki vea sellega, et sul on võib-olla mõni sõber või sõbranna, kes aeg-ajalt nähvab sulle midagi või ütleb halvasti või ütleb, et su saade on ju ikkagi nagu nõme on ja, või et miks sa nii tegid. Ja siis me lähme nagu uuesti nende inimeste juurde ja ikkagi suhtleme, võib-olla räägime sõpradele, et näed, jälle ütles nagu nõmedasti. Et me hoiamegi selliseid inimesi kuidagi enda ümber, et ma usun, et kõik, kes praegu meid kuulavad, teavad, et mõni sõber, tuttav või kolleeg on selline. Aga mina olen nagu leidnud just enda jaoks väljapääsu sellest, et ma ei ümbritse ennast nende inimestega. Et sa ikkagi ümbritsed ennast inimestega, kes ütlevad, et come on, sa oled jumala tubli ja ma olen suurim fänn ja mitte, et muidugi siit võib jääda mulje, et ma ei taha ühtegi kriitilist sõna kuulata, absoluutselt mitte, kriitika on väga oluline. Aga kuidas ennast hoida õigel teel on see, et sa ümbritsed ennast inimestega, kes tegelikult ikkagi hoolivad sinust, armastavad seda, mida sa teed, armastavad sinu vigadega ja süstivad sinusse positiivsust. Et milleks mul on vaja inimest, kes ainult ütleb mulle kehvasti, et tegelikult see tõmbab sind alla ja ma arvan, et siin peitubki see asja iva, et pigem hoia ring väiksem, aga hoia enda ümber inimesed, kes annavad sulle sellist positiivset energiat ja see hoiabki sind elus, et
ongi ilmub mingisugune lugu, kui napakas ja nõmes oled ja ebaeetiline ja need inimesed eksisteerivadki kuskil, kes arvavad, et Katrin Lust on üdini nõme inimene, on ju. Aga minu jaoks jääb see selliseks pelgalt looks, sellepärast, et mul on ümberringi sellised inimesed, kes tulevad ja ütlevad, et kurat küll, vaata, mis lugu, et vaata, milline ta ise on ju, et kes iganes seda kirjutas. Ja sa nagu saad kohe sealt jõudu juurde, et aga tõesti on ju, et te ei ole üksi. Et sa ei ole üksi. Ja samamoodi, kui keegi on sind toetanud ja tema läheb kehvasti, alati on meeles vähemasti minul, et kui sa näed, et kuskil mingi lugu ilmub, siis mina samamoodi helistan või võtan toru või ütlen, et kuule, ära pane tähele ja need inimesed on ülimalt tänulikud tegelikult, et kui ma nagu kirjutan ja avaldan toetust, et nii see käibki, selline positiivne ring inimesi. Ja. Aga mis sa arvad, miks nagu inimesed on niisugust õelust ja tigedust täis? Hästi palju on kadedust. Ja ma arvan seda, et minu puhul ka, et mitte vaatajad ei ole kurjad, sest vaatajaid on ikkagi nii palju, mul läheb ju nüüd, ma olen 5 aastat kuurijat teinud, mul läheb 13. hooaeg, 6 aastat tagasi kevadel ma alustasin. Et vaatajanumbrid ei ole ju kukkunud, mis tähendab, et tegelikult need põhilised kadetsejad on ikkagi kolleegid, kes tunnevad, et nad on palju targemad, ilusamad ja tublimad ja võt nemad vääriksid seda samasugust vaatajaskonda, nagu on Lustil. Et Lust on selline, Lust ei vääri seda, et nemad väärivad seda rohkem ja võt sealt tulebki see, et kirjutatakse igasuguseid kriitilisi lugusid ja öeldakse halvasti ja üritatakse maha teha, aga mida nad ei taju on see, et üksteist maha tehes, ega see edu sind ennast ka saatma ei hakka, et pigem pane oma energia sinna oma enda asja. Aga mind on vahel liigutanud üldse sellised lood, et näiteks Sulev Nõmmik, hästi kuulus Eesti režissöör ja näitleja, et just nägin kas mingit saadet või tema puhul üldse räägitakse, et kuidas teda eluajal kritiseeriti ja tehti kogu aeg maha ja et filmid olid kinodes ju ülipopulaarsed, mida ta tegi Mehed ei nuta ja kus ta kõik kaasa lõi. Aga kriitikud kirjutasid, et see on täielik soust ja pole kultuur ja kõik muu, eks. Ja nüüd, kui teda ei ole, nüüd teda ikkagi ülistatakse. Või näiteks Aado Vabe, ma kogun ka kunsti, väga-väga hea Eesti kunstnik, liigutas mind lugu, kuidas ta tegi näituse ja selle näituse kohta kirjutati mingi tohutult halb kriitika. Ja pärast seda ta ei teinudki enam suuri näituseid ja läks kapslisse ja hiljem ta kas kodu põles maha ja need suur osa tema töödest ka hävis. Et tegelikult me ei adu üldse, mida me oma sellise kriitika ja halvasti ütlemisega võime inimesele teha. Mitte, et ma peaksin ennast geeniuseks siinkohal, aga kindlasti me oleme kriitikaga tapnud oma geeniuseid või Mati Unt näiteks tean, et kuidas ta elas üle, kui ta Draamateatrist lahkus, neid kommentaare, mis tema kohta kirjutati ja kui sügavalt ta seda kõike läbi elas. Et vahel meile tundub, et see on selline lihtne sõnakõlks, aga me ei tea, millist auru keegi on sellesse taiesesse või filmi või saatesse pannud. Et jumal tänatud, et ma olen olnud ümbritsetud inimestega, kes on hoidnud mind vee peal ja öelnud, et ära tee välja ja ma olen su selja taga. Et võib-olla oleksin mina ka ammu käega löönud, et neid hetki oli ju, kus ikkagi algusaastatel kirjutati, et ma olen ajakirjanike häbiplekk ja haigus, mille vastu nad võitlevad ja oh jumal, millist õudust mu kohta on öeldud ja prügitelevisioon ja kõik muu on ju. Aga täna ma olen sellest ikkagi välja ujunud ja ma arvan, et mitte üksi, just tänu toetajatele. Ja kusjuures alati, kui midagi negatiivset on ilmunud, mu postkast on täitunud vaatajate kirjadega. Et ilmselt need kritiseerijad ise seda ei tea, aga mida halvemini on kirjutatud, seda rohkem on tegelikult vaatajaid kirjutanud, et Katrin pea püsti ja ära tee välja, et tegelikult selline
negatiivsus võib ka mingis mõttes toota seda kuulsust ja edu juurde. Ja, numbreid räägivad tegelikult enda eest. Et see mõjub turundusena, et iga, võtame ka need kohtuasjad, et need on ebameeldivad. Mõtled küll alguses, et jälle mingi kohtuasi ja äkki keegi ei vaata ja oled problemaatiline, aga tegelikult numbrid tõusevad sellepärast, et kes teeb, sel juhtub. Ja kui ikkagi antakse kohtusse, siis sa teed kriitilisi asju, sul peab olema julgust, et mingeid asju ette võtta, sest kui sul poleks ühtegi kohtuasja, siis järelikult sa teed ainult turvatsooni lugusid, on, et jällegi minu jaoks on need sellise turundusena mõjunud pigem. Aga mis sa arvad, mis su edu saladus on? Ma arvan, et edu saladus ongi see, et sa jääd iseendaks, et sa oled lihtne. Ma ei räägi nüüd sellest, et nüüd peaks vahel ma ei jõua iga tänavanurga peal inimestega rääkida ja võib-olla on olnud ka olukordi, kus ma ei ole kõikide vastu sõbralik, sest me kõik oleme inimesed, on ja. Aga lõppkokkuvõttes sa pead ikkagi jääma iseendaks, sa pead olema positiivne, kui sul on endal sees kõik hästi ja su ümber on head inimesed ja sa oled positiivne inimene, siis tahavad teised ka sinuga koos olla. Aga kui sa oled negatiivne ja kogu aeg on mingi jama ja mure ja kogu aeg sa räägid, ise ka ei taha tegelikult olla ju koos inimestega, kellel on kogu aeg mingi jama kaelas, on ju. Et ongi positiivsus ja just, et leida see positiivsus endas ka siis, kui kõik on väga-väga sitasti. Et tõesti sul on ongi väga-väga raske, lihtne on olla, kui sul on raha ja edu ja kõike on väga tore olla positiivne. Aga minul on kindlasti olnud selliseid hetki ka nagu tagasilööke, kus sa oled täitsa maad ligi ja mõtled, et kuidas ma siit nüüd püsti tõusen, on ju. Et kas on üldse võimalik püsti tõusta? Ja võt sellel kõige raskemal hetkel sa nagu leiad selle positiivsuse edasi minna ja need ongi ma arvan, need hetked, kus sa korjad end üles ja tegelikult saad teada, kui tugev sa oled. Ja lõpus, kui tulevad mingisugused muud jamad, siis need tunduvad selle eelmise jamaga võrreldes, mõtled, et mis asi see nüüd on, et see pole ju pooltki, mida ma siin üle elasin, et mida ma nüüd siin nutan sellise jama üle, on ju. Nagu öeldakse ka, et kui oled kaelani sitas, siis tasub pead norgu lasta. Just, et see on väga õige ütlemine, et seda on jube lihtne öelda kõrvalt, et tõsta pea üles või et ära nukrutse. Kindlasti mingi hetk on oluline, et sa ikkagi tajud ka, et sa seal sita sees oled, on ju. Aga sa ei tohi sinna jääda. Et kui sa jääd sinna ja hakkadki ennast haletsema ja ootad seda enese haletsust teistelt, see on jamps. Et pigem siis nagu proovi ikkagi minna, proovi, et sul on asjad jube halvasti ja sa saad sõpradega kokku, aga sa ei räägi sellest jamast. Et võib-olla keegi teine alustab seda juttu, et kuule, kuidas sa vastu pead, kõik on hästi ja et see on hoopis nagu vägevam, et siis inimesed tahavad see ümber olla ja näevad hoopis teistmoodi seda asja. Aga millist nõu sa annaksid inimestele, kes tahavad liikuda oma unistuste poole, aga eesmärkide poole, aga lihtsalt puudub nagu eneseusk siis selleks? Eneseusk on A ja O ikkagi, et sa pead uskuma endasse. Võib-olla mitte keegi ei usu sinusse. Minul on küll olnud selliseid hetki, kus ka TV3-s töötades võib-olla kolleegide silmis olid see kõige juhmim inimene üldse, on ju. Aga sa lihtsalt ise teadsid, et ma tahan teha seda teist või kolmandat. Et ei tasu tähele panna nii palju seda, mida sulle kõrvalt öeldakse või kuidas sind vaadatakse, et ikkagi iseendaks olemine. Et sa julged olla minu meelest selline, täna me juba nagu väärtustame seda, et kui mina noorem olin, siis kõik tahtsid olla ühesugused, selline turvaline hall mass. Aga mina arvan, et kui sa oled selline eksentriline ja teistsugune ja sul on oma maitse ja oma võib-olla mingi huumorimeel, et see ei ole see, mida peab teiste järgi kohandama. Sest kui me vaatame ikkagi elus läbi löönud inimesi, tuntud, kuulsaid, edukaid inimesi, nad on kõik väga omamoelised, on ju. Et nad ei ole sellised, et mingi hall hiireke kuskilt, et ma arvan, et hall hiireke ei tahagi saada tuntuks ja kuulsaks, on ju. Ja kui sa tahad saada tuntuks ja kuulsaks, siis
olegi selline teistsugune, kannagi teistsuguseid prille, kannagi neid riideid, mis sulle meeldivad, tühja ka, mida need teised inimesed arvavad. Ja siis sa jääd kellelegi silma või elu toob sulle mingisuguse lahenduse. Ja kui keegi sind kritiseerib, siis hoia eemale neist. Proovi mõelda, et okei, kas selles kriitikas oli midagi kasulikku. Noh, võib-olla tõesti, seal on võib-olla grammike tõtt, aga ma ikkagi ei taha sinuga rohkem aega veeta, sellepärast, et sa rikud mu tuju, on ju. Ja muudkui rühi edasi, et kindlasti selline unistuste täitumisel ei ole kõik roosiline. Kindlasti on võib-olla rahalisi raskuseid, turvalisem on kuskil tööl käia ja teenida oma raha ja saada oma maksud makstud, on ju. Kindlasti tuleb läbi elada mingisuguseid tagasilööke. Mõtlen ka, et kui ma seal Inglismaale läksin, mul oli taskus 300 naela ja söögiraha ei olnud ja oli päevi, kus ma sõin ainult mingi Snickersi šokolaadi, on ju. Et need ei ole olnud üldse mingisugused lihtsad hetked, on ju. Aga rühi edasi, mine oma unistuste poole, et ma arvan, et palju parem on elada kuskile suunas liikumas, kus sa tahad ennast näha, kui mõelda 100-aastaselt, et sa elasid sellises turvalises keskkonnas ja käisid iga päev tööl 9-5, aga elu on ju midagi enamat. Paljud muidugi tahavad käia niimoodi ja teha kõike, aga ma lihtsalt mõtlen nende inimeste osas, kellel on suured unistused ja kes tahavad proovida midagi teistsugust. Aga kui sa saaksid minna ajas tagasi, siis millise nõuande sa annaksid 20-aastasele ise endale? No võt jälle siin on see, et kukuksin ennast õpetama, aga siis kui ma võtaksin need omadused ära, mis ma endale ütleksin praegu, võib-olla ma poleks teinud neid kartmatuid ja hulljulgeid samme. Et mõnes mõttes tahaks öelda, et ära võta kõike nii hinge, et kõik see, mis toimub ümberringi, ei ole nii oluline. Mida inimesed sinust arvavad, ei ole nii oluline, kui sa 20-aastaselt mõtled. Aga samas ma jälle mõtlen, et kui ma ei oleks kõike seda nii hinge võtnud, siis võib-olla ma ei oleks jällegi edasi rühkinud, et väga tihti võib-olla mõtlesidki, et ma tõestan talle, et ma ei ole selline, on ju, et mis asja ta nüüd mulle nagu ütles või et ta vaatas mind kummaliselt ja ma veel teen, on ju, oma eesmärkidega ma näitan, kuhu ma suudan minna või mida ma suudan teha. Jällegi, mingisugusel hetkel on see kasulik, et sa võtad kõike hinge ja nooruses võtadki kõike hinge, et see ongi selline edasiviiv jõud, et kui me oleksime sellise 50-aastase aruga 20-aastaselt, et kõik on chill ja et see tuleb nagu ajaga, et selline mitte hinge võtmine tulebki sellest, et sa oled majanduslikult vähe kindlustatum, on ju, sul on siuke positsioon, aga seda, et ma ei kujuta ette, et kui ma oleks 20-aastaselt olnud selline, nagu ma olen 39-selt, et kõik see on oluline, nagu, et ärge mõelge selle peale nii palju, et milline ma peaksin olema, on ju. Ole täpselt selline, nagu sa oled, kui sa oled 20-aastaselt hulljulge ja võib-olla iga asja jääb nutma või võtad mingid asju hinge, et proovi siis mõelda, et ega see tihtilugu me ka nagu loen meediast, et kuidas ennast muuta ja kuidas mitte võtta nii palju asju hinge või kuidas teha paremini karjääri. Ma ei usu, et on olemas sellist nagu aabitsat, mis ütleb, et kui sa nüüd oled rahulik igas olukorras, et siis edu saadab sind, on ja come on, inimesed on nii erinevad, võib-olla mõni ülemus just vaatab, et mul on nii emotsionaalne töötaja, on ju, või et ta hakkas nutma mingi asja peale või et pigem mitte nagu, muidugi kui on mingid iseloomu omadusi, mis sa tunned, et sind kuidagi ennast ise häirivad, et võiks olla vähe rahulikum, on ju, või teha midagi teisiti. Aga üldiselt ikkagi vaadata ennast peeglisse ja mõelda, et kõik need, mis sulle ette laotakse nagu miinustena, mulle ka, et emotsionaalne ja miks ta selle ekraani peal nutab ja miks ta selline imelik on ju, siis sa nagu vaatad peeglisse ja mõtled, et aga mis ma siis tegema pean, et kui mingisugune hetk või olukord mind nutma ajab, see oleks ju palju võltsim, kui ma seal noogutan sellise kalapilguga, et see mulle hinge ei lähe. Et järelikult mu vaatajale ka meeldib, kui Katrin Lust poetab pisara siin või seal ja võib-olla ta poetab koos minuga kodus teleka ees, on ja.
et kas see nüüd on ilmtingimata selline, noh, mu kolleegid on ju mulle ette heitnud, et ma seal, need on justkui nagu võltspisarad või et võlts mingisugune, noh, tegelikult ei ole nii, et televaate ikkagi kirjutab mulle, et ma nutsin koos teiega. Et jällegi, noh, et mina arvan, et noor inimene peaks ikkagi vaatama endas, et mis on need ei ole ilmtingimata vead, mida öeldakse meile kuskil mingisuguses raamatus või investeerimisõpikus või mis iganes on, et mingid omadusjooned võivad hoopis tulla kasuks on ju. Et see ei ole niimoodi, et on, ma ei tea, ühe puuga löödud seal, et me peame kõik olema, et ole emotsionaalne, hakka nutma, kui sa tunned, et sa oled püsimatu. Võib-olla see on just mingisuguses positsioonis või töökohas kasuks on ju, et proovi leida nagu need kohad, kus sa mõtled, et noh, mina mõtlengi seda, et mulle heidetakse ette seda emotsionaalsust. Aga täna ma olen nagu ikkagi jõudnud sellesse olukorda, kus ma mõtlen, et aga see on ikka nii halb, et ma olen emotsionaalne. Et see emotsionaalsus aitab mul ikkagi tunnetada, milline lugu mulle hinge läheb. See emotsionaalsus annab mulle võimaluse rääkida inimestega, kuidagi saada kiiremini ühele lainele näiteks. See emotsionaalsus annab mulle võimaluse elada ekraanil kaasa mingisugusesse hetke, et kas see nüüd on see, kus ma peaksin olema selline raudne leedi ja endaga vaeva nägema, et see pisar mul nii lihtsasti ei tuleks, on ju. Võib-olla see on voorus hoopiski, ja ma arvan, et kõikide noorte puhul on see, et ärge hävitage endas neid mingisuguseid külgi, mida öeldakse, et see ei ole hea või sa pead olema kaalutletum või ära mine närvi või vahel on hea minna närvi. Et kui me vaatame ka näitlejaid, kunstnikke, noh, ma ei tea, Salvador Dali, Picasso, nad on ju kõik olnud karakterid. Ma ei tea, Marilyn Monroe või noh, nad on ju kõik olnud keerulised inimesed ja erilised inimesed. Ja miks me siis peaksime tahtma olla nagu kõik teised? Ja enne kui ma viimase küsimuse ka küsin, et ütle, kus inimesed saavad sinuga ühendust võtta või sind jälgida sotsiaalmeedias? Minuga on hästi lihtne ühendust saada. Sotsiaalmeedias olen olemas Instagramis, ikka oma nime all Katrin Lust. Facebookis on Kuur ja fännileht ja ma arvan, et minu number, kui panna Katrin Lust kontakt Google'isse, siis see on kõige lihtsamini leitav kontakt üldse, et vaadates ka seda, et kuidas isegi 80-aastased on mu kontakti üles leidnud, siis mind leiab kõikjalt just. Ja. Kui sind mäletatakse ühe asjaga seoses, siis mis see oleks ja miks? Millal peale surma või? No üleüldse, kui inimesed mõtlevad sind ühe asjaga seoses, siis... Aga ma arvan, et ma olengi selline, täna ma täiesti tean, et ma olen inimene, kes ei jäda kedagi nagu külmaks. Et mind kas vihatakse südame põhjast või siis öeldakse, et ma olen täitsa okei. Et ma kujutan ette, et sellisena ma jäängi meelde, et seltskonnas on inimesed täpselt 2 lehte jaotunud, kus keegi ütleb, et lahe tüdruk ja keegi ütleb, et täiesti vastukarva ja nõme. Et isegi mul on öeldud, et pole sellist inimest, kes ütleks, et ta ei tekita minus mingisuguseid emotsioone. Ja võib-olla siis kokkuvõttev ongi see, et emotsionaalne ilmselt, kellele läheb peale ja kellele mitte. Jah, väga hea koht, kus lõpetada ja aitäh, et tulid. Suur tänu, et kutsusid.